Need, kes tulid oma sõidukiga alla laskma, kedagi ei sunnitud, täiesti vabatahtlik. Ja see tähendab seda, et kui nad teist mööda sõidavad, siis võite neid tunnustada selle eest, et nad on teinud nii hästi halvasti, kui see neil välja on tulnud täpselt oma mõistuse järgi. Kedagi ei ole sunnitud, kedagi ei ole organiseeritud, on ainult kutsutud ja nad tulid ja nad tegid. Nii et see aasta tundub nii, et tulijad on saanud aru, et me oleme läinud lätete juurde tagasi. Nimelt algas kunagi see allalaskmine just nimelt koolipoiste lõbutsemisest ja nüüd taaskord on lapsed ja siin on näha ka lapsemeelseid täitsa täiskasvanuid, nii multikategelasi kui Lämmi Pini või see on see hot dog, kes esimesena alla läheb. Kõigile teadmiseks, enne kui nad alla tulevad, nad ei lähe esimese hooga kõik kuni keskväljakuni välja, vaid on ka poksipeatus. Poksipeatus on, Põlvamaad teavad, Mäe tänava otsas ja see on Värska vee tankimispeatus, poksipeatus. Seal Värska vesi annab ülesande siis sellele võistkonnale või siis võistlejale ja peale selle tankimispeatuse läbimist on võimalik õhtul veel saada auhind just nimelt Värska veelt. Ja need auhinnad on kahte sorti, hea ja tuntud Värska vesi, mineraalvesi, aga teine on Wurtzwasser, kus on siis kokku pandud naturaalne mineraalvesi ja naturaalne mahl. Üks uus asi tasub proovida. Aga nii nagu ikka on selleks, et saaks mäest alla minna, peavad võistkonnad ennast tutvustama. Ja tänavu on veel selline erilusus, et ei keerata mitte kaubamaja taha parklasse, vaid alla jõudes keeratakse paremale ja minnakse keskväljakule. Nii, aga esimene sellise musta värvi loomaga tähistatud sõiduk, mis nimi? Kuum Pene. Lämmi Pini öeldes meie kandis, aga ma näen, et Vinni valla embleem on peal, et teie ei tea sellest Pinist midagi. Nii, kus oletegi Vinnist? Ja. Ja kus selline mõte tuli, et võt see asi just teha? No klassiga hakkasime ehitama lihtsalt. Kas ise keevitasite, sest siin võib-olla kõik vaatajad ei näe, aga sees on täitsa tavaliselt koolipingid ja need on keevitatud alusraamile. Kas saite ise seda teha või ei aitas? Meid aidati. Õpetaja aitas. Nii, väga hea õpetaja, kes hoolitseb noorte käeliste oskuste eest ja nii nagu ikka peavad olema kõikidel sõidukitel toimiv roon, näita kas keerab ja pidurid peavad, pidurid on ilusti, käib kõrriga kohe peale, silmaga nähtav, nii et teie olete siis esimene ekipaaž, kes hakkab alla sõitma. Ärge siis hooga mööda pange, et Värska vesi pakub teile võimalust võistelda ja mine tea, võib-olla lähete koju siia Vinnisse korraliku saagiga just nimelt Värska veepudelite näol. Nii et Lämmi Pini, andke minna! Ja hea rahvas, kui nad mööda sõidavad, siis tervitage ja tunnustage neid. Nad on tulnud teisest Eesti otsast. Ja tagant on tõesti näha, et tegemist on toredate kooli pinkidega, mis on leidnud oma uue kasutuse. Kappidega must, mis ta siis võiks olla? Must tont läheb mäest alla. Või kuidas te ise nimetate teie? Karuott. Karuott? Jah. Miks selline nimi? No võistlemise jakseks nagu Ott Tänaku järgi. Oppa! Nägite, siin on uued ralliässad kohe mäest alla tulemas. Nii et Oti järgi on pandud nimi. Kui kaua selle ehitamine läks? 4 kuud umbes. 4 kuud tuleb tunnustada, nii et kui mööda sõidavad, võite siis neid tunnustada
plaksutada, hõigata neile tunnustavaid lauseid. 4 kuud vaikselt on tehtud, valmis on saanud ja olete nõus hakkama minema, sest esimene ekipaaž on läbinud juba teenindusboksi. Lähete minema? Ja turvalisus ennekõike selleks, et rääkida, võeti peast ära siis kiiver, nüüd pandi kiiver pähe. Andke minna. Pidur lasti pealt ära ja vaikse kõrinaga ta läheb. Võite vaadata, kuidas on ära kasutatud täitsa tavaliselt aia kärude rattad. Mis on teie ekipaaži nimi? Kiirus. Kiirus. Täna meil on küll see, et saaks võimalikult kaua sõita, et inimesed saaksid vaadata, aga vähemalt on teil siht silme ees. Kui kaua teie ehitasite oma masinat? 4 kuud. Jälle 4 kuud. Ja kus see mõte tuli, et just selline ehitada? Just, et meile meeldib kiire olla. Kiire ja millest on siis tehtud? Võib-olla kiirest ei saa aru, et mis see materjal on? Puust ja metallist. Puust ja metallist, ja pidurid töötavad? Ja see on laenatud mingisuguselt toredalt pärisautolt on siis pidurikang ja nüüd ei olegi muud, kui soovime teile edu selle kiiruse peal. Taga spoilerile on kirjutatud välk, aga välk käibki kiiresti. Kiirus ja on ka lausa sõitjate initsiaalid selle auto tagumises, auto või masin tagumise siis kapoti või pagasniku peal. Et kui te näete sellist toredat 4 rõngaga masinat, siis mul on hea meel öelda, et registreerumisel märgiti, et peab leidma aega oma pojaga koos tegutseda. Kui kaua siis läks Issil oma pojaga koos? 3 päeva ainult. 3 päeva. Mis on kõige parem osa siin selles toredas sõidukis? Kõige parem osa on see, et saab oma pojaga olla ja esimest korda üldse elus mäest alla sõita ja kõike seda nautida. Kahjuks muidugi ilmaga ei vedanud nii hästi, aga me ei lase segada, katus on pea kohal ja loodame, et tuleb hästi vinge alla sõita. Kas sulle meeldis ehitada? Jaa. Mis kõige rohkem meeldis? Rool panda täispildi. Nii, ja oled sa nüüd valmis sõitma? Kas sa ise roolid? Issi pidurdab ja poja roolib. Ja esimene peatus on siis teeninduspeatus, boksipeatus ja minnakse koos helidega. Nii et võtke vastu isa-poeg, tore tandem. Audi Kotkas sai pesalt just lähte. Nii, järgmine on siis, kui Audi Kotkas. Nii, Audi Kotkas maandus pitboxis, pitstopis ja mäe otsas on punane, valge joonega. Punane Pemar. Punane Pemar. Kõige ägedam oli see, kuidas see punane Pemar tegi pidurdamise häält. Et see käis sellise kõrinaga, et ossa, et te võite head pealtvaatajad pidada vahepeal selle punase Pemari kinni ja las ta näitab, kuidas see on siia kapoti alla ilusti ära peidetud pidur. Kus sa tulid siia? Hiiumaalt. Hiiumaalt. Vaadake see punane Pemar, mis alla sõidab, see on Hiiumaalt. Nii et igal juhul võite tunnustada. Põlva päevad ja Põlva võib olla ainult uhke, et meie üritus on läinud rahvusvaheliseks. Mere tagant tullakse ka meie juurde. Nii, aga nüüd on hea meel sulle anda võimalus stardiks
ja tee siis seda pidurdamise häält võimalikult tihti. Ja Hiiumaa mees läheb koos muusikaga. Torud on ka taga, kohe palju torusid, 2 tükki, aga vastavalt reeglitele sealt tossu ei tohi tulla. Kõik sõidukid on ilma töötava mootorita, kuid pead olema juhitavad ja omama pidureid. Ma saan aru, et järgmine Naksitrallide auto, et vist ei paista klaasidest hästi välja, et ei ole kojamehi kaasas ja katsuge siis valge lipu järgi, kus on Värska vee tankimispeatus. Nii, kus need Naksitrallid siia said? Meid tegi tegelikult Edgar Valter ja Eno Raud ammu aega tagasi. Kus te nii kaua peidus olete olnud? Hiiumaal. Jälle Hiiumaal. Ja kuidas te nimetategi Hiiumaal. Just. Naksitrallid Hiiumaal. Kas pidur on? Pidur on. Ketaspidur pidi olema. Väga äge. Nii, aga kes teil siis kaasas on? Krae. Jaa, see on Muffi koer Krae. Muff on roolis ja King Paul on teisel pool. Mina olen Sammal Habe. Nii, saite siis aru, et 4 teklast on ilusti kohal. Kas need King Paulil on ka, ei ole päris poolikud kingad, aga võib-olla talvalt on katki. Et ma saan aru, sellise viimase ilmaga poolikutegi kingadega ei ole hea käia. Kuulsite ka rahvameditsiin on kohe käepärast, et Põdra Sambladee tuleb teiega ja teile ja võistlejatele kõigile. Nii, kas te olete valmis ja tahate proovida ka meie rahvameditsiini ehk Värska vett? No proovime ära. Niisiis, esimene siht on Värska vee teeninduspunkt. Naksitrallide auto. Jah, võite hakata minema. King Paul, Sammal Habe, Muff ja Krae. Sellise kiirabi ristiga, punase ristiga on meil järgmine allasõitev vahend. Mis on selle ekipaasi nimi? Vaablane. Aga miks vaablane? Kuna ta peab jõudma kiiresti kohale ja vaablane on siis kiire. Nii, täna me väga kiiresti tagant ei sunni teid, vaid just nimelt, et näitate oma oskusi. Kui kaua sina ehitasid seda ja kas sa tegid üksi või keegi aitas? Tegin isaga ja umbes 6 aega ehitasin. Mis sellest nüüd edasi saab? Kas paned mootoriga peale? Ei tea, arvame, et järgmine aasta teeme selle natuke ümber ja siis tuleme võib-olla sellega jälle. Nii, põlvapäevadel vähemalt üks potentsiaalne osaleja on järgmine aasta olemas. Nii et kuidas sa siia tulid üldse? Kas teil on laevad juba käivad? Kas jää on ära läinud? Jää on ära läinud. Nii et Hiiumaalt saab laevaga üle. Aga vaablane, lehvitama tiibu ja esimene peatus sinu jaoks on Värska vee teeninduspunkt. Nii, ja ma saan öelda, kallid külalised, kes te tulete siia kaugelt maalt, siis meie tänavuaastane laskumine lõpeb keskväljak. No lihtsalt meeldis mõte, et oleks Skorpion.
ja Skorpion on ilusti külje peale tehtud. Kes selle sildi tegi? meie õpetaja. Teie õpetaja. Aga mis teie selle sõiduki juures tegid? me ehitasime selle kere siin, tagatiiva ja ülejäänud kõik ehitasime meie. Kas teil lubati ise saega saagida? ja saagisime ise. Ja kokku panite poltidega? mõned asjad keevitasime ja mõned kruvide ja poltidega. Ise keevitasite või oli abilisi? õpetaja aitas. Nii, tore. Järgmine musta värvi sõiduk, mis läheb alla, on väga graatsiliselt tehtud sildiga ja see on Skorpion. Nii, väga hea silt on järgmisel sõidukil seal tagumiku peal, sest see tagumik on täpselt seda tagumiku kujuga. Ehk kaks vana tünni on omavahel kokku pandud ja tekkis selline tore pepukujuline tagumik. Ja siin on peal silt stopp. Nii et ära tule väga lähedale. Ja see on järgmisele seltskonnale siis teadmiseks. Mis siis selle tünni sõiduki nimi on? Te tark. Ütle veel kord. Te tark. Mis see tähendab? Pimedust. Vot siis pimedus. Vot siis pimedus. Nii, ja mulle anti kohe väikene selline mene, kus on peale kirjutatud, et seebikarbi ralli kell 20 Roelast 1. juunil 2019 ehk lastekaitsepäeval. Ja täna on meil tõesti hästi palju noore, sobib just nimelt selle teemaga hästi kokku. Kui palju te ise tegite ja kui palju teid aidati selle tünnisõiduki, see pimeduse tünnisõiduki tegemisel? Päris palju tegime ise ja aidati vähem. Mida sa kõige rohkem tegid selle juures? Kas lõikasite ise? Jaa. Millega lõikasite? Kääridega. Kääridega, päriselt ka või oli ikka relakas? Kääridega. No vot, head plekikäärid on kulda väärt ja võib-olla tõesti. Kuulete, see on päris tünn, see on metallist ja Vinni valla esindajad, The Dark, läheb nüüd oma laskumisele ja esimene peatus on Värska vee peatus. Nii et vaadake seda toredat tünnisõidukit ja võite mind kritiseerida, aga tagumine ots on täpselt nagu tagumine ots. Ja nii nagu oli juttu, siis nende Bruss, kus läksid? Ei saanud pidama. Esimene peatus on seal selle Värska vee juures, kus see valge lipp on. Nii, nüüd me saame veel öelda järgmistele, et Värska vee omad, lehvitage, andke märku, kus te olete, väga hea, näed, vaat seal lehvitab. Nii, ja sinna sõidab sõiduk, mille nimi on? Seebu. Mis loom see seebu on? Kus see nimi tuli? Lihtsalt mõtlesin välja. Lihtsalt mõtlesid välja. Aga sa võiksid vaadata, võib-olla see on päris ka elus olemas tore loom. Nii et seebu. Nii, kas teie olete kasutanud ka samamoodi nagu koolid vinke? Kas said ise ka keevitada vahel? Ei. Ei, aga mis sina tegid selle sõiduki juures? Saagisime ja keerasime mõnda. Kes rooli pani? Õpetaja keevitas. Õige. Kõvasti kinni, siis ei juhtu mingisugust õnnetust. Nii et nüüd Seebu,
ja pange tähele, et esimene pitstop, esimene tehniline peatus on siin, kus valge lipp paistab. Näed, Värska on peal kirjutatud ja kas sa tead, mis on kõige tuntum Värska? Ei tea. Värskas kõige tuntum on mineraalvesi, mida võib ka Vinni poest osta. Ja Hiiumaalt samamoodi. Oled sa Hiiumaalt või oled sa Vinnist? Vinnist. Vinnist. Nii et mine Vinni poodi, vaata, kas leiad Värskat ja Värska Wurtzwasserit. Aga kindel on see, et kui sa nüüd esimeses peatuses kinni pead, siis seal antakse sulle võimalus proovida nii Värskat kui Wurtzwasserit. Nii, anna minna! Istmeks on tunduvalt pehmem kui eelmised koolisõidukid. Kooliistmed. Mis sinu sõiduki nimi on? Iisi. Vot siis, saite aru. Ja kus kohal see rool on? Tead sa seda, mis masina rool see tegelikult on? Ei tea, ega see ongi sellise vana näoga, et seda ei tea isegi mina. Mis sina tegid siin selle oma sõiduki juures? Mis sul lubati teha? Ma ehitasin teised asjad. Nii, ja kas sul pidur ka on? Ja pidurit saad ilust ise tõmmata, nii et kui sõidab see musta värvi tore sõiduk siit mäest alla, pehme istmega, siis vaadake, parema käe all on juhil just nimelt see kang, millega ta pidurdab. Ja pidurdatakse siis, pidurid jooksevad otse rehvide peale. Nii, aga anna minna ja pea siis kinni seal esimeses tehnilises peatuses. Nii, vaadates Euroopa Liidu lippu ja vaadates seda osad pead, siis ma ei saanud aru, kas see on Brexit, nii nagu inglased tahavad ära minna või on see ikka tõsine. Mis sõidukiga on tegemist? Kumb räägib? No meid ikka valiti, me oleme eurosaadikud ja me otsustasime siit startida otse Brüsselisse. Meie masin on siin. See on eurorahade, eurotoetustest saadud, meie ei ole teda ehitanud. Isegi õpetaja Rein, kes aitas kõiki minipoisse, seda ta ei ole ehitanud. Nii, nüüd me teame, kuhu pannakse need tohutud Euroopa Liidu rahad. Saate oma käega katsuda ja silmaga vaadata. Aga kuidas te suhtute Brexitisse? See on nende oma asi. Õige, vaba inimene vabas Euroopas. Aga minge siis proovige Värska vee tehnilises peatuses just nimelt Värska vee toredat vedelikku, mis aitab mitte ainult sportlasi, vaid ka täitsa tavalisi inimesi ja eurosaadikuid. Nii et hea ja armas rahvas, vaadakes, selle peale kulutatakse eurorahasid, mis praegu sikat-sonkat mäest alla läheb. Naik on rinna peal, aga mis on siis selle punase sõiduki nimi? Punane rebane. Punane rebane, saba on? Ei ole, on jäänud vist hundihammaste vahele. See on küll sellise näoga, et seda sa oled praktiliselt vist ise teinud. Aidati ka, aga enamus tegime ise. Sest kui see punane rebane teie eest läbi sõidab, siis vaadake alla, keevitust on vähe, on kasutatud tegelikult suures osas puitu, muidugi jah, väljed ja teljed on rauast, aga kõik muu on puidu baasil ja sellega saab peaaegu et igaüks hakkama. Kaua ehitasid? 3 kuud. 3 kuud. Kas iga päev või siis kord nädalas?
kord nädalas. Kord nädalas, sellega saab valmis küll. Aga nüüd, kui siis mäest alla lähed, siis pea kinni seal, kus see valge lipp on, sest seal on see tehniline peatus, kütuse peatus. Ole hea. Nii. Sinist värvi sõiduk on mäe otsas. Kust sa siia said? Kus su kodu on? Ma tulen Setomaa vallast. Setomaa vallast. Mis ta vana nimega oli, see koht? Ma ei mäleta. Ei mäleta, õige. Kõik vana, mis oli, las läheb. Kus koolis käid? Mikitamäe koolis. Mikitamäe koolis. Näed, Mikitamäe koolis ja siin on nüüd meeldiv uuendus. Rooli kui sellist ei ole, sest saab juhtida ka jalgadega. Nii, mis selle sõiduki nimi on? Mustikas. Mustikas, väga õige, sellepärast et kui mustikat sööd, siis suu ja näpud lähevad kõik siniseks, nii nagu see masin ka. Kus see nimi tuli? Tuligi sellest, et on sinine või sulle maitseb mustik? Sellest, et on sinine. Ja maitseb mustikat ka. Nii, ja pidur on sul tehtud nii, et pidurdatakse kangiga otse kohe rehvi peale ja selle piduri kangi peal on tõesti kirjutatud mustikas. Nii, aga mine vaata, seal Värska vee juures on äkki ka mustika Wurtzwasser. Nii, järgmine sõiduk, mis meie ees on, see on vist mingisugune sõjalise eesmärgi sõiduk, et ees on haaratsid või on ta põllumajandussõiduk. Mis on selle sõiduki nimi? Ferrari. Ferrari, ahaa, ees on vist selline antidiib, väga huvitava kujuga. Head pealtvaatajad, katsuge mitte ette jääda, sellepärast et see on siuke terav. Kust sina tuled? Usinitsa külast Mikitamäe koolist. Nii tore nimega küla. Nii, ja kaua sinul läks selle ehitamisega? 3 kuud. 3 kuud. Ka tegid samamoodi, et kord nädalas? Jah. Kuidas sul see pidur on siis nüüd organiseeritud? Pidur on, sul on vasaku käe all. Nii, ja mis agregaat sul siin 2 jala vahel on? Ja rool ei ole mitte ümmargune, sest kes on öelnud, et roolid peavad ainult ümmargused olema? Ei ole, täiesti tavaline selline huvitav kujuga laud on naeltaga kinni löödud. Kas see nael on nimelt välja jäetud? Jaa. Miks? Sellepärast, et see oleks paremini kinni. Ahah, no võt. Ei oskagi neid tehnilisi lahendusi niimoodi ette mõelda, aga huvitav ta on. Ja sinul ka siis. Esimene peatus on seal, kus valge lipp lehvib. Nii et head reisi sulle siit Kesktänava mäest alla. Äkki on pidurid peal? Algul ei saa minema, aga vaata, et pärast pidama saab. Nii, järgmine sõiduk on samuti rohelist värvi. Mis selle sõiduki nimi on? Mr. Bean. Mr. Bean. Ja, stiil on küll vastav, sest siin on heas mõttes lipp lipi peal, lapp lapi peal. Tagumised porilauad on justkui ka pidurid, et käivad, võite siis lähemalt vaadata, need käivad hingedega, et täpselt nagu Mr. Bean on ise teinud selle sõiduki. Ja kus rool? Rool on täpselt samamoodi, Mr. Bean võttis tavaliselt rooli tuppa kaasa, siin on lihtsalt ilma roolita.
et on roolimiseks kang. Nii et Mr. B, näed, kus eelmine sõiduk on peatunud, siis seal peatud sina ka ja Värska Vee tehniline personal siis tehnilises punktis annab sulle juhendeid, mida tuleb teha. Nii et kena laskumist. Mr. B, tahad hoogu ka natuke? No, katsu nüüd juhtida ja katsu pidurda ka. Et järgmine kord tuleb natukene panna ka määret, et need rattad paremini veereksid. Nii. Abivägi on oodatud, jah, Mr. Beanile. No, vaadake, on Mr. Bean. Need rattad on sedasi lääbakuti, kõik seadmed on, nagu Jumal on juhatanud ja ta on juhatanud teda väga imelikult vahel, aga stiil on välja peetud, väga hea stiiliga. Nii, järgmised noormehed siin on juba valmis laskumiseks. Mis nimi sellel sõidukil? Žiguli. Žiguli, aga miks need teravad orad siin ees on? See on lihtsalt disaini pärast, selge, disaini pärast. Ja see läbipaistev klaas on miks? See on aerodünaamika pärast, ma saan aru, jah. Aerodünaamika pärast, et vastu tulev õhk läheks üle pea. Kuidas pidurid on teil organiseeritud? Punase teibiga kang on pidurdamiseks ja rataste otsa on pandud väga kenad mitmekordsest pineerist seibid. Nii, ja taga on sellised vägevad torud, et kui see kunagi tööle peaks hakkama, siis on just kui reaktiivmootor. Nii, aga Žiguli huvitava disainiga. Andke nüüd siis minna. Ja Žigulil on täpselt samuti rooli asemel on kang ja Žigulil on hehe näide koostööst. Et tagumine laskuja on siis mootori asemel, lükkab vahepeal hoogu ratastest ja esimene roolib. Kui nüüd ainult Värska Vee peatuses peatuma saaks. Opa, tasakesi, võtke hoog maha. Ja et laskumine on järsk. Nii, no nii. Järgmine, kõige suurem tänasel päeval ja see on propelleriga sõiduk. Mis nimi? Sõiduki nimi on Kaupo ja see ei ole propelleriga sõiduk, vaid see mobiilne veski, kelle toetajateks on lõunapagarid, kes jagavad vaatajatele värsket leiba, nii et kõik, kes tahavad, siis tulge lahka juurde. Värsket leiba kõigile, tulge võtke. Ja samuti on ka meil hostile midagi. Nii. Sponsoritelt Värska Veelt on teile Värska vett. Tänan. Aga head pealtvaatajad, tundub, et rohkem lubajaid mehi ei ole tulnud, sest lubajaid oli veidike rohkem, aga vihmasadu vist on kinni võtnud. Ja täna viimane sõiduk ilma mootorita, no vaadates seda sõidukit, ega tal vist mootorit suurt järgi jäänud ei olegi siin, aga allamäge läheb ja sõidate tasakesi, saate täna ja astuge juurde, lõunapagarite värske leib antakse järjest kätte. Nii et hakake liikuma, liikuge tasakesi ja inimesed tulevad ja liigutavad koos teiega alla väljakule või siis kaubamaja ette, kus on moedemonstratsioon järgmise üritusena. Nii,
kuidas selle ekipaasi nimi oli? Kaupa on nimi. Kaupa. No nii on kaubaauto. Nii, kaubaauto hakkab liikuma, aga tassakesi. Ja head sõbrad, kes te olete tee ääres, siis auto vasakul küljel on lavka ehk vene keeles lavka on gilett ja liikuv veski. Liikuv veski jagab leiba, lõunapagari leiba ja mulle värska originaali ehk meie peasponsori hea mineraalvesi. Nii, astuge ligi, antakse leiba, astuge ligi, ta sõidab tasakesi. Viimane auto, ta ei pea kuhugi kihutama. Nägid, poiss sai värske leiva, see on tänane leib, see ei ole seisnud 2 nädalat kuskil. Ja kaubaauto siis liikuv veski, olge hea, ärge unustage peatuda meie esimeses boksipeatuses. Ja see on nii hea värske leib, et seda võib kohe süüma hakata. Pärast panete ilusti selle kilekoti prügikasti ja sööte endal kõhu värskest leivast täis. Ja meie laskumine saab sellega läbi. Politsei tõmbab otsad kokku peale veskit. Laskuvad sõidukid parkeerivad ennast keskväljakule. Ja kell 9 on siis põlvapäevade ametlik avamine, erinevad autasustamised, seal hulgas ka laskujate autasustamine. Korraldajad otsustasid, et kõik, kes mäest alla tulid, kes võtsid üldse vaevaks oma sõidukitega siia tulla mere tagant või Põhja-Eestist või siit samast kodutanumalt, kõik saavad tunnustatud ja kõik saavad osavõttu auhinna. Ja alustame siis suvalises järjekorras, esimesed ütlen viimasena, peaauhinna saajad loomulikult. Nii, võistkond Žiguli, kus on, tuleb jooksuga siia Žiguli, et on osavõtja autasuks kotis 11 paremat ja on ka ümbrik. Et nii on ümbrikud. Järgmine on Mr. Bean. Mäletate küll see, mis kilises, kolises, logises ja aga alla ta jõudis. Ferrari oli selline, on Ferrari. Mustikas. Punane rebane. Easy. Easy. Loodame, et me kirjutasime nii, nagu hääldus oli. Easy tuleb. Järgmine on Seebu. Siis, nii, Seebu tuleb. Jagage oma vahel, üks võtab ümbriku, teine võtab koti. Eks te ise vaatate, mis seal sees on. Ära lase maha kukkuda, mis seal sees on. Nii, ja pimedus, the dark. Skorpion. Vaablane.
Punane Bemar. Kiirus. Järgmisena tulevane rallisõitja Karuott. Nimi tuli täna koti järgi. Karuott. Ja kuum peni, lämmipini, hot dog. Ja nüüd 4 esimest, mis on ära märgitud ja autasustatud rahaliste auhindadega. 4. on eurosaadikud. Neil oli oma lugu ja need 2 venda, 2 head tuttavat, no vennad nad vaevalt on vist, aga on Eesti eri paigust ja nemad on need, kes poistele on selle pisiku sisse süstinud ja on eeskujuks poistele. Nii et aitäh, et tulite, aitäh, et poisse innustate ja õpetage ka Põlva juhendajad välja. Eurosaadikud, nagu ma aru saan, jagati mitte võrdselt see auhind, vaid vennalikult. Ehk suurem vanem vend võttis ümbriku ja ülejäänud tuli sinna. Ja nüüd 3. auhinnaline koht läheb naksitrallidele. Oli oma lugu, olid kostüümid, mis ka praegu on seljas. Nii et järgnevatel aastatel mitte ainult sõiduk, vaid ka sinna juurde kuuluv legend, lugu. Ja tuletati meelde ka, et koer oli nimega Krae. Nii et see on see, mille tõttu nemad siis pjedestaalile said. Teine koht on Audi Kotkas, Kotkas Audi. Ja tähelepanu tõmbas ta sellega, et isa selleks, et pojaga aega veeta, ehitas koos selle laskumisaparaadi. Aitäh ja tunnustame pereväärtuse hoidjaid. Ja esimene koht läheb sellele seltskonnane, kes esimesena registreerus ja kohe algusest peale oli neil oma mõte ja deviis ja välja hõigatud slogan. Nimelt taaskasutus. Kõik, mis selle sõiduki ehitamiseks, milleks läks 100 tundi, 110 tundi ütlesid nad täpselt, oli taaskasutuses. Ühtegi asja ei ostetud poest, vaid kes tõi kodust, kes tõi vanaema juurest ja alusvankri lõikasid nad ise kuudi pealt ära. See on siis mobiilne veski, meie Lavka, meie kauplus, taaskasutus on parasjagu päevakorral ja eestimaine toit leiva näol täpselt samuti. Sina ei tule küsina. Aitäh laskujatele ja korraldajatele on antud info, et järgmisel aastal juba nii mõnedki mõtlevad tulla ja need auhinnafond on järjest suurenenud. Sellel aastal jätsid korraldajad endale õiguse veidikene ümber jagada ja natukene jätsid ka järgmiseks aastaks. Nii et järgmine aasta on auhinnafond veel suurem. Võite tulla, näidata oma loovust ja need, kes lubasid, osad on siin platsi peal ka, vaadake, et oma lubadust peate.